Tallinnas ära. Mina ei oska kunstis kirjutada, aga millal Tallinna kutsus, ma seda ei tea, et ei ole mingit kutsunud. Kõik kutsus. Pressiteade ja mina siis pöördus Jüri Mõisa poole, siis Jüri Mõis ütles, et tulge kõik Tallinna. kas oli ammu? Ta oli ammu, aga ta on hildaigu ka. On Eesti Ekspressi, mida ma olen lugenud, aga ma olen lugenud uut tsitaati, mis on Eesti Päevalehen, et peale sealt intervjuud tule Laine jänes mulle käsiga kallale, aga peale tuud politseisi ka Tallinnale. Et ütlesin aga isegi mitte ainult Võrumaalt, aga Tartust ka politsei kõik Tallinnale. Tõnis Lukas muidugi oli, nagu ma tiiame. Kui nüüd nagu mõelda nagu majanduslikult, eks ole, et ikkagi ütleme, inimesed võivad kolida nagu päriselt, eks ole, ehk ühesõnaga müüa maha oma kinnisvara, eks ole, tekib nagu kinnisvara nagu müügibuum Lõuna-Eestis, eks ole. Kuidas seda nagu hinnata? Teine asi, nad panevad, üürivad välja, mis ta tühjalt seisab, eks ole, tuleb kõik Tallinnasse ja... Mina küll ei taha, et idioodid koliks kuradi Lõuna-Eestisse. Tropid võiksid küll minna üldse Venemaale ära. Ei, Venemaal on liiga kuradi selles nagu jõuga. Et tropid võiks kõik ikkagi Tallinnasse... Ei võitle vastu. Tallinn võiks olla ka sisaldada, ütleme, 60% suuruselt häid inimesi või normaalseid. Võiks, aga troppide jaoks on Tallinna ümber need lollide külad igasugused, eks. Nad päris mahuvad ära ju tegelikult. Ei mahu. Nad ongi ette mahu. Pressivad välja. Pressivad välja ja sõidavad autodega kesklinna ja umistavad. Sikkugu. Varsti võiks surnuaeda täitsa minna, aga see on keskine surnuaed, see on pisikene. Kus on surnuaed? Ei ole, keskeline surnuaed on keskhaigla taga. Ja see on deep, aga see on pisikene. See ei ole mingi pisikene. On küll, ta on pisikene. Asjalikud on ikka metsakannis, mis on ropp kaugel ja Nõmmel, mis seal kuramusel on veel... Ta ei ole midagi pisike. Ma olen seal iga kord eksin ära, kui ma sinna lähen. Ise oled pisike. Ta on pisikene. Vimbel, ise sa oled. Ta on ühest otsast läheb teist otsa, no see on pisikene. Seal on väga palju tiblade haudu. Me võime mõlema välja kaevata. Lähme Männikule või sinna Nõmmele, seal on kreuks maetud. Meil on telefoni Männiku karjääri, seal on mitteametlik surnuaid. Stroomiranda ka, see vend, kes äsja vabaks sai, proovis teha ju isiklikku surnuaeda. Enam sinna, kus me täna jalutasime, aga natuke teisele poole. Mis on siis keskne surnud või? Kõige lähem? Selle stoki taga. Ja seal on väga tore. Stoki taga. See on igast hea aeg. Meil on tegelikult otsa koperdada ja Siin me saame osta öö läbi. Siin me saame no mitte ohjeldamatult. Muide, mina hääletasin selle seaduse poolt, et kell 11 lõpeb igasugune jama ära. Mu meelest võis ka tegelikult igasugune jama võis ära lõppeda. On ju, et televisioon lõpetas töö. Halvad saated lõpevad. Head saated, eks. Ja lõpetades Mänsikordi kartulikrõpsude ja kuradi hamburgerid ja sääst täpselt veelab peale Martiinid ka ei või müüa, aga õlut muidugi või, õlu ei ole ju mõnegi jama. Me tahaks selle raamatu juba tähendab hommuku oli selline diskursus, et kui nakk oleks tulnud seal Riigikogu asemel ja tiis säädusi ja hääletas ja siis oleks ilgelt nalja saas. Esimese 3 minutiga ütles see, Veiko oleks muidugi ju see istungi juhataja. Ja Veiko ütles, Olavi oleks muidugi läheks nagu siuke suhtemine. Kui sa oled omadega persel, siis sul ei õnnestu kuiki ennast üles puuba, sest väga raske on tuud kõik adekvaatset perset. Ta on hästi selline mõju all, kellegi mõju all, kas ema mõju all või kellegi mõju all, kes on tal selline nõuandja või nii, et ta... Nõunik. Mina olin tühi, Sa ei olnud tema ema nägugi. Mina ei olnud jah, ei no, ega mind ta võttis sinna lihtsalt, ma ei teagi milleks, et tuleks selline tuttav mees nagu ka tal seal abis või. Aga mina ei saanud pääsenud talle ikkagi piisavalt lähedale.
ta vajas ikkagi sellist, noh, ütleme, et ma tundsin, et tal on keegi, kes on talle väga lähedane ja kes ta nagu mõjutab. Seda oli võimatu, noh, sealt koore alt oli võimatu teda ennast nagu välja kraapida. Ta oli ikkagi seal peidus kogu aeg. Aga mis puudutab tema kõne, siis tema puhul on see, et tal ei ole mitte kõnedefekt, vaid tal on mõtlemishälve, et ta nagu, selle mõte nagu pooleks tunniks pidama ja siis ta nagu ütleb pupp, aga tal ei tule nagu mõtet. See on see tühi koht on, mis sa teed. Oi, mis asja on uue omavil? Roskotsil. Tal on see, et ma nagu mõtlesin selle peale, et tal on nagu mingi selline kompleks või selline, et nagu selline, kui tal nagu niimoodi, kas niimoodi käratada või küsida niimoodi karmilt. Ma vaatasin mitu korda seda videot läbi seal Riigikogus, kus ta vastas nagu. Kui küsida niimoodi karmilt, eks, ja ajada nagu ähmi, siis ta muutub nagu selliseks poisikeseks, selliseks 6-aastaseks poisikeseks, kes on nagu kuskil õunavargil käinud või millegagi vahele jäänud. Ja siis on selline kuri ema ja siis on selline, selline poisikene seal ja siis ta muutub järjest väike Aivar, jah, see väike Aivar muutub järjest väiksemaks ja väiksemaks ja väiksemaks. Aiku! Ja siis ta nagu läheb, siis ta nagu kapseldub täiesti. Ta lülitab ennast täiesti nagu, ta nagu välja lülitatud, ta ei jaga nagu maast ega ilmast mitte midagi. Ja siis tasakesi hakkab talle jälle nagu tulema jälle tagasi see, kus ta nagu on, eks, ja siis ta saavutab jälle nagu mingisuguse. Tal tekib jah mingi kaitsereaktsioon. Kas kuule väga? Kuidas seda, ma ei kujuta ette, kuidas seda nagu... Sul on see ikkagi nagu esinemise kamm, mitte selline mõtlemise kamm, et ta ei saaks nüüd hakkama selle teemaga, eks ju. Ei, ma tõesti mõista avita. Tal on ikkagi mõtlemiskamm, tal on kindlasti mõtlemiskamm, see ei ole esinemine. See on esinemine ka, aga tal on see, et tal on mingid, ta on selline tüüpiline raamatupidaja komplekstis inimene, aga tal on veel mingid oma isiklikud psüükilised probleemid, et ta lihtsalt... Ühesõnaga, nii kui sa natukene surutada ükskõik kas eravestluses või avalikult tema jaoks tundmatutele mõtteradadele, eks ole, mis ei ole tema jaoks 100% kindlad, siis ta kukub täiesti ära. Ei lihtsalt saime tööle kõik. Ma tegin taga kunagi intervjuu palju aastaid tagasi. Miks sellepärast, et see on teie töösuhe, tema laulab sina seda inspiratsiooni kirjutanud luules. Sama küsimuse ma helistasin Sõerdile, ma küsisin, kuidas tema seda käsitleb. Ta oli 15 minutit vait, tähendab, käis meile tuua ringi ja lõpuks ütles, et see on kõige Kuule Veiko, kas me võtame veel õlled või lähe surnaad või me teeme? Surnaad. Sul on õlu veel? Artisti nullitatud looga. Jah, see on artisti, kes ei oska absoluutselt laulda. Aga kelle onu sellest oli Juhan Viiding. Jaagup Kreem. Tubli Vimberg. Aga selles laulus ütled, et sa valetasid, kui sa seda ütlesid. Valetasin ma ütled. See oli. Lähtsin mõtsa, sest ma kiitse mõtsa kasus puravi. Jaagup Kreem ei oska. Absoluutselt laulda. Jaagup Kreem ei oska. Siniste tiibadega ööliblikas. Härra räägi ööliblikatest, ma olen need maha laksinud oma kabinetis nüüd. Nii et tapab. Kui väikeselt loe abi püsib inimene püsti. Kubaline. Kuulge, ma pean kohe sama jutu Kallega kokku Enna Ondi. Aga küsi, mis sa tahame poodi minema ei taha? Tahame ja siis peame minema 300 meetrit paremale. Aga seda peame valima, aega läheb. Alkohoolik Pehk.